No nii, tervist. Mul Audi jälle tõstuki vahel. See on mõned probleemid, mis vaja lahendada. Esiteks seismisega oli esivedru puruks läinud. Ja teine probleem on see, et kliimapump andis otsad. Et mul siin laua peal ongi uued amordid, uued esivedrud ja uued padjad. Et vedrud tuleks paari kaupa vahetada ja kuna nad on koos amordiga seal auto küljes, siis ma vahetan amordika ära. Et muidu pärast hakka amort eraldi vahetama. Uus kliimapump on siin, et tõstan auto üles ja siis saab sealt altpoolt kätte selle. Et see on seal täitsa all nurgas ja lihtne vahetada õnneks. Ja mis mul siin töö käigus õlivarde kõri pean uue panema, et vana oli metallist ja tal mingi plastiktükk oli siin, see oli puruks ja ta ei hoidnud enam seda tihendirõngast kinni, et ma pean selle uue panema, selle ma tellisin uue Revalist, et uus on millegi pärast plastikust juba, et panen sellega nüüd külge koos pumbavahetusega. Nii, et kliimapump sai vahetatud. Siin all suhteliselt lihtne. Tegelikult ma olen juba siin 600 kilomeetrit sõitnud selle pumbaga, et siin mõned päevad on mööda läinud selle pumba vahetusest. Mootor on kuiv. Midagi ei leki enam. Et tundub, et õnnestus kõik. Ja üleüldse ma olen nüüd peale remonti, peale kastiremonti ja ketivahetusi sõitnud mingi pea 2000 kilomeetrit, et kõik töötab ideaalselt. Et kast töötab ilusti ja ketikõrinad pole ka enam. Nüüd ma olen otsapidi rattakoopas omadega. Et siin on näha, et see vedru on puruks. Ja põhimõtteliselt oleks vaja see pikk polt kätte saada, et siis on lihtsam vahetada. Aga kuna see on tüüp Audidel, et see pikk polt jääb kinni, siis ma lähenesin tagant siit, võtsin need tagumised poldid lahti ja siis alt siit amordi alumise poldi lahti. Ja nüüd ma pean auto alla laskma, siis ma saan kapoti alt lasta need 3 tükki lahti. Siis ma saan selle taldriku alla poole ja siis ma saan need õõtsad siit vahelt kätte. Et siis ma saan amordi koos vedruga välja siit. Et lihtsam oleks jah, et see ära võtta ja koos õõtsadega välja võtta siit. Aga ma hetkel ei taha kuuma anda sellele, sest ma ei taha neid vahetada hetkel õõtsasid. Et kui kuuma anda, siis sarniiri see kauss on plastikust ja see sulab üles lihtsalt. Siinpool sama töö siis, samamoodi on see polt kinni, et lähenesin tagant ja siinpool on vedru terve, aga siin on kergelt näha, et amort on õli välja ajanud. Ja teine töö, mis ma saan juba kui ratasalt ära on siin käigus ära teha, on see klaasipesu värk. Et ma pumba vahetasin ära siin mingi aeg, aga juhe on puruks läinud. Et see on ära oksudeerunud, et ma võtan selle pistiku ära siit ja natuke siitpoolt lõikan läbi, et see ulatab küll. Pressin uued klemmid siia ja võib-olla saab seda sama pistikut kasutada. Et pistik iseenesest on terve, lihtsalt uusi klemme on vaja. Mul on spetsiaalne abivahend, et neid vanu klemme kätte saada. Et ma pärast võin näidata isegi. Siis kapoti alt see kojameste alune kate ära ja siin on niisugused korgid peal, et need korgid ära võtta. Ja kolmas on seal taga. Ja igaks juhuks magnet ka ligi võtta, et kui polt ära keerata, et sinna alla ei kukuks. Et siin kapotil polegi muud teha, et teised pool on sama teema. Aga siin jäid siis õõtsad oma kohale ja amort on käes mul. See kogu upatus on mul siin maas nüüd. Et see koht peaks olema kuskil siin.
et ta on nii palju madalamaks vajunud isegi siin. Aga nüüd on vaja tõmitseid, et vedru kokku tõmmata, siis saab selle mutri lahti lasta siit. Aga ma kohe näitan, milline tõmits mul on. Tegelikult on selline hea komplekt, millega vedru kokku tõmmata, aga kuna sellel autol on sport vedrustus, siis polnud vajagi seda komplekti kasutada, et saab niisamagi kokku lükata need omavahel. Et see vedru ei ole nii pikk, kui on tavavedrustusel. Vot, aga nüüd läheb see sinna auto alla tagasi ja saab teise poole ette võtta. Et need vanad amordid on mõlemad suht läbi, et juhipoolne ei taha üldse välja tulla ise ja kõrvaliste poolne tuleb suht vaevaliselt välja. Et arvatavasti on juba 380 000 sõitnud ka, nagu spidomeetri peal on, et keegi neid vist vahetanud ei ole kunagi. Et tagumised amordid ma vahetasin ennem ära, kui see käigukass katki läks. Et tagumised on ka uued nüüd. Et elektritöödeks on siis selline komplekt, et klemme kätte saada. Ma arvan, et ma saan sellega kätte need siuke harkjalg. Siin tuleb ära võtta see stopper kõigepealt ja siis siit poolt lükkad välja selle klemmi, aga ma hetkel ühe käega vist ei saa teha seda, et ma pean kaamera ära panema vahepeal. Et uued klemmid on küljes, stopperi panin tagasi. Siin on mul spetsiaalsed siuksed termokahanevad, et otstes on liim ja keskel on siin siuke tina ka, et põhimõtteliselt jääks asi niiskuskindel, et siia niiskust sisse ei pääseks ja need kummilutid võtsin vanade klemmide küljest, et need läksid siia külge nüüd. Et kui see niiskus sisse saab, siis ta hakkab mädanema ja läheb uuesti puruks. Ja termokahaneva lasin selle kuuma õhufööniga lasin kokku. Et säksiga lasta, siis võib läbi põletada selle. Aga nüüd ma panen natuke isoleeri veel ja siis kokku tagasi. Et siis töötab klaasipesu ka jälle. Muidugi need juhtmed tuleb õigesse auku tagasi panna, et siin pistiku peal on need numbrid. Et õige värv õigesse auku. No nii, et Audiga on nüüd siis suuremad tööd tehtud. Et põhimõtteliselt on mul see auto müügis ka, et seda VR6 projekti rahastada siin väheke. Et kui kellegil on huvi ja bensukas ei hirmuta, siis ma panen siia alla descriptionisse selle auto 24 lingi. Et põhimõtteliselt maantee peal võtab siuke alla 9. Mina sain 8,8. Aga ma olen suhteliselt raske jalaga ka, et sealt saaks võib-olla veel alla. Ja ütleme mingi 2000 keskmine näitab, 2000 kilomeetri keskmine näitab praegu umbes 11,1. Aga mul on palju lühikesi otsi siin vahepeal olnud, et minu jaoks ei ole midagi hullu. Et siin suuremad remondid on ka tehtud nüüd, et peaks suhteliselt odav ülalpidamiskuludega auto olema uuele omanikule nüüd. Aga selles mõttes on kahju loobuda, et siin on minu jaoks on päris hea varustus, et mul pole ühelgi autol enne olnud sellist varustust. Et siin on esiteks on võtmeta sisenemine, et poest on hea väikse lapse ja toidukottidega tulla, et ei pea võtit hakkama otsima. Ja siis on sellega seoses on ka nupust käivitus. Samamoodi ei pea võtit otsima taskust. Paned lihtsalt nupust käima ja sõidad. Ja
siin mingeid pisemaid lisavarustusi siin veel, mida ei oskagi kohe niimoodi välja tuua. Käiguvahetus roolilt labadega, aga palju sa seda ikka kasutad, aga annab sulle teistsuguse tunde siin rooli taga, nagu oleks ralliauto taga istuks, et on siin labad käiguvahetuseks. Ja nagu ikka, parkimisandurid ees taga, püsikiirushoidja, vihmasensor kojameeste jaoks. Et mis siin ei ole lisavarustusest, on tagupidi sõiduks kaamera, tagurduskaamera siis, ja tagaluuk ei liigu ise, õhkvedrustust ei ole siin ja ma ei tea, kas 2006 veel pandi, aga põhimõtteliselt selle kere peal on veel see, et ees sõitvat autot jälgis püsikiirushoidja, et võttis ise siis hoogu maha või andis juurde, et seda ei ole ka siin auto peal, et muu varustus on olemas ja sisu poolest on minu silmis on ta haruldasem, et sellise sisuga väga ei ole neid. Et ma olen ise siin ka natukene viisakamaks muutnud seda sisu, et ma panin C7 käigukangi siia ja selle käivitamisnupu muutsin ära. Muidu oli kandiline see siin, aga nüüd on ümmargune. Ja panin uuema facelifti MMI nupud, et need näevad ka vähe kenamad välja, kui siin algselt olid. Et ma panen siia pildid võrdluseks, et mis olid ennem ja mis on praegu nüüd siis. Aga selle videoga tõmbaks siis kokku, et nüüd saab lihtsalt sõitu nautida sellega mõnda aega. Äkki keegi ostab ära siis. Et see auto 24 hind ei ole nagu lõplik, et selle saab kaubelda sealt ka. Et kellel huvi, siis andke teada. Aga selleks korraks kõik siis.